See on nüüd siis riistapuu, millega me hiljuti just tsinkisime ära ERMi hoone varikatuse peatala. Tegemist oli siis 55 meetrit pika, suure erinevatest moodulitest koosneva konstruktsiooniga, kaaluta siis kuskil 105 tonni. Ja kuna ta ei mahtunud kuumtsingi vanni, siis ei olnud nagu teist juttugi, et millist pinnatehnoloogiat võiks seal nagu kasutada, et tagada korrosioonikaitse. Ja seal oli siis miinimumnõue 100 mikronit tsink-alumiinium materjaliga. Ja kasutasime me siis tsink-alumiiniumtraati, kus siis tsinki on 85% ja alumiiniumit 15%. Ja oletatav eluiga sellele kuni esimese hoolduseni peaks siis olema kusagil 50 aastat. Siin sees on siis sellised 40-kilosed miigrullid ja see on puhas tsinkmaterjal. 1,6 millimeetrise diameetriga ja on see masin siis võimeline andma peale 32 kilo tunnis ja kulub ühele ruutmeetrile 1 kilo 100 mikroni kihipaksusele. Metall on metall. Ehk siis antud juhul tsink on tsink, olgu ta siis kuumtsinkimine, olgu ta metalliseerimine. Nende kahe erinevus on selles, et nad mõlemal on eeltöötlus erinev. Kuumtsinkimisel on siis eeltöötlus happeline, kasutatakse siis 10%-lise pH tasemega soolhappeid, kus siis eelnevalt puhastatakse detailid, hoitakse seal nii kaua, kuni tekib haljas pind, toob selle räni reageerimise tsingiga esile ja on siis võimalik neid kuumtsinkida galvaaniliselt. Ja metalliseerimise puhul on siis väga oluline eeltöötlus, toimub karestamise teel, abrasiiviga, haavliga, terasliivaga, alumiiniumoksiidiga. Mida peenem ja teravam see tera on, seda parema nakkuvusega selle aluspinna ta jätab. Siin on me kasutasime 1,6 millimeetrist tsinktraati. Kui nüüd oleks näiteks kasutanud siin 2,5 millimeetrist, siis oleks see karedus, ei oleks ta nii tihe nagu praegu selle 1,6 millimeetrise tsinktraadi puhul ja samuti ka materjalides on veel erinevus. Et tsink-alumiinium ja tsink jätavad erineva kareduse, et nad on erinevad materjalid.